Joo, jälle garaažist tagasi. Nagu alati, ma vist alustan kõiki videoid nüüd juba garaažist. Aga täna me hakkame vahetama Bemmi kaanetihendit, klapikambri kaanetihendit, et ma ei ütleks valesti seda, sest ma olen seda juba mitu korda valesti öelnud. Uus tihend on meil, kus meil on see? Kus? Siin. Juba katete all. Mari-Liis ei jõudnud juba vastu panna, hakkas juba vaikselt lammutama siin ees ja asi on suht lihtne. Alguses tuleb siis see ülevalt ära võtta, seal vahel on salongi filter, siis need juhtmed siit eest ära saada, katted maha ja siis siin oli mingi mitusada bolti ümber ringi, mis tuleb lahti võtta ja siis saabki kaane kätte ja siis saab selle tihendi kätte. Minu ekspertpilk juba ütleb, et seda kaanetihendit on vahetatud, sellepärast et see veits punnitab siit väljast. Erinevalt minu autost, mille tihend oli lihtsalt nagu mingi plastik, mis ei tulnud ära. Jah, me eile vahetasime tema autol selle ära, nii et meil on juba kogemus olemas, kuidas see käib. Aga hüppame timelapsi ja hakkame pihta, vahepeal update'in siis. Plussi võtsime sealt maha, aku on maas, et mingit lühist ei tekiks siin, see on mul juba ühe korra põlema läinud. Need klõpsud käisid välja, see käis ainult klõpsuga lahti, see oli suht lihtne. Nüüd tuleb kõik süütepoolid ära võtta küljest, igaks juhuks panime numbrid peale, sest meile eile öeldi, et hea on, kui samas järjekorras tagasi lähevad. Siis siin keskel on veel mingi 4 bolti vist või? Ja siis saamegi hakata nende kaanepoltidega tegelema. Nii, me oleme kõik need mutrid, asjandused ümber ringi lahti saanud. Siin keskel oli ka neid 4 tükki, need on ka kõik lahti. Häälgadus ära. Tuleb õlikork maha võtta ja saabki hakata seda maha kiskuma. Eks näha ole, milline see tihend on ja kui hästi me selle kätte siis saame. Saime kaane kätte. Üldiselt tundub, et on väga hea. Siin nagu väga vist mingi tulle lekkeid ei ole. Siit see on kuidagi kahtlaselt valge, aga kõik teised tunduvad head. See isegi need tihendid on veel kummised. Peaks nagu ilusti ära tulema siit. No, seda ma ei oska kommenteerida, mis olukord siin on. Ma siin ei oska midagi tarka öelda. Siin mingi natuke oli mingit metallipuru sees. Aga eks me teeme seda asja veits puhtamaks, ma arvan. See vist ei ole väga hea, kui ta selline on. Ja siis vahetame selle tihend ära ja paneme kokku tagasi. Päris hästi edeneb praegu. No, me oleme peaaegu professionaalid. Jah, kuidas vahetada kaanetihendi. Ei, hästi raske. Nii, Mari-Liis sai siit tihendi kätte. See näeb täitsa okei välja isegi. Meil on kõik asjad ilusti ära paigutatud, kus mis käib. Süütepoolid näevad ka täitsa okeid välja. Ja ma ostsin vahepeal uued küünlad ka, siis ma panen need küünlad ka peale ära. Ja siis põhimõtteliselt ma arvan, et võibki hakata seda kokku panema. Ma natuke juba nokkisin mingit sitte sealt välja. See ikkagi ei olnud metallipuru, see oli, ma arvan, mingi väga-väga vana õli. Umbes siuke nagu siin peal on, mis väga kätte ei taha tulla. Ja tundub, et sinna on ka veits midagi lekkinud. Aga kõige hullem ei olegi see olukord siin. Ma ootasin midagi hullemat. Tihend ise vist väljaspoolt ei ole lekkinud. Ehk mul peaks varsti tulema ka sinna alla see karteritihend ja uus õlifilter ja siis saab teha õlivahetuse ja selle alumise karteritihendiga ära vahetada. See tuleb veits hullem töö, ma arvan.
midagi väga hullu ei olnud, et ma panin ilma kaaneta omal need küünlad peale, ma loodan, et sinna mingit jama sisse läinud, ei tundunud küll. Aga paneme selle tihendi külge tagasi, alustan nendest keskmistest ja siis paneme need külge, teen need natuke libedamaks mootoriõliga, et need ilusti läheks, et ta ei jääks samamoodi nagu mul see eelmine tihend seal oli. Ma ei tea, kas nii võib teha tegelikult, see on mu enda leiutus. Nii et video pealkiri on küll, kuidas vahetada kaane tihendit, aga ärge nagu minu järgi väga palju õppige, sest et ma ei tea tegelikult mitte sittagi, mida ma teen. Kõik, mida ma teen, ma olen vaadanud YouTube'i videotest, kuidas see käib ja lihtsalt niimoodi ma teengi. Ja ma ei viitsi neid videoid kunagi läbi vaadata, ma lihtsalt klõpsin need läbi lihtsalt, et kiiremini saaks. Sest et mul ei ole kiire ju kogu aeg. Tõsi. Aga see läks ikka väga... Oota, mul hakkab nina teha kõigelema. Oh my god. Kõrve. Nii, jah, jätkame. Jätkame. Mitte, et ma oleks vahepeal pooleli jätnud midagi, aga... Aga siin ka ei tundu, tegelikult siin ei ole vist mingit sodi sees. Ise samal ajal nopin sodi välja. Nii. Ja ega see ka kõige kallim tihend just ei ole. Ma loodan, et ta peab, aga noh, nagu näha, siis seda ei ole väga keeruline vahetada. Kui see pole lihtsalt kaane küljest nii kinni. Jah, me vahetasime eile koltsi tihendit ja see tihend oli, no, kumat pidi ta käib siin. Nii pidi vist ikka, jah. Vahetasime eile koltsi tihendit ja see oli, no, seda vist ei olnud kunagi vahetatud või? Mul on küll siuke tunne, et see polnud reaalselt 18 aastat lahti käinud. Jep, see tihend oli nii kõva nagu mingi plastmass lihtsalt. Ta ei tulnud sealt mitte kuidagi välja. Lõpuks toksisin seda sealt kuradi haamri ja kruvariga välja, et saaks selle ilusti kätte sealt. Aga ta tuligi peaaegu ilusti välja. Peaaegu ilusti rõhutan. Jah. Ei, me saime ikkagi vahetatud ja ta ei lekkinud ka enam ja kõik oli nagu selles suhtes hästi. Noh, jah, eks seda lekkimist näeb tal kunagi hiljem. No ja veel ei lekkinud. Veel ei lekkinud. Panime mootori käima ja ei lekkinud, mis on meie jaoks väga hea. Juba on hästi. Jah. Mootori geenused. Jah, et vaatame tihendi ära ja vaatame, et kui ta ei lekki kohe, siis on hästi. Siis on väga hästi. Et kui ta hakkab 2 nädala pärast lekkima, siis on juba meie jaoks päris hea tegelikult. Ei ole. No, vähemalt me oskame nüüd ta ära võtta uuesti ja tagasi panna. Jop. Pole midagi rasket. Ma kartsin, et on hullem. Kui ma midagi väga valesti teen, siis andke kommentaaridest teada, aga nagu viisakalt. Aga nagu nii midagi muud ümber ei viitsi teha ju nii, et... Ma nagu nii uuesti seda ei viitsi teha, nii et saa viia. Lihtsalt kuutu nõu ja värki. Jah. Aga mul on tunne, et see tihend on kohe paigas ka siin ja siis me saamegi kaane uuesti peale panna. Aga mul on selline tunne, et see tihend ei lähegi nagu siia nii sisse. Kõrdi inakas. Ikka nagu peab siis lõppu minema, aga see on täitsa hea. Mina olen rahule. Tiitus approves. Päris mehaanikuks ma veel ei hakka, aga... Mina just eile mõtlesin, no mis peab juhtuma inimese peas, kui ta mõtleb, mine pekki, ma lähen automehaanikuks. Nagu ma ei suudaks iga päev seda teha vist, aga no ma olen naine, aga ma ei peagi suutma. Ma võiks vabalt mehaanik olla, aga lihtsalt, et esimest klienti keegi vist ei tooks mulle enam autot. True. Kindlasti on inimesi, kes vaatavad lihtsalt, et oi pläed, ta tegi selle valesti. Homme on kottis. See mootor on 2 päeva pärast kottis. Aga nali on sinu kulul, mul ei ole selle õligi sees.
saime nüüd siin põhja all kõik ilusti kokku tagasi. Saime siin kapoti all ilusti kõik kokku tagasi. Isegi selle ühe katte panime tagasi, mis oli kadunud küll mingi vale poldiga. Aga näeb palju viisakam välja nüüd. Ma loodan, et see ei hakka lekkima ka väga kiiresti. Aga sellega ongi kõik tänaseks, et järgmine kord hakkame vahetama siis, pretsid sisse. Järgmine kord hakkame vahetama siis karteritihendit ja teeme kergeõli vahetuse. Ja rohkem praegult ei mäleta peast, kas midagi oli veel tulemas. Kolts. Ja koltsiga on ja lõpuks me varsti näitame, mis seal suures pakis on. Aga nii palju siis tänasest. Kui teil meeldis see video, jätke like, kui teil ei meeldinud, visake dislike ja kirjutage kõik kommentaaridesse, mida ma valesti tegin. Like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.